Tere, mina olen Ats. Kui te otsite teenust, millega säästa märgatavalt enda ja ka teiste töötajate aega tšekkide, arvete ja e-arvete digiteerimisega koos Joosep tarkvaraga, siis olete jõudnud õigesse kohta. Selles videos ma näitan teile, kuidas teha Joosepi ja Costpocketi vahelist liidestust, kuidas Costpocketis dokumente digiteerida ja kuidas need dokumendid jõuavad Joosepisse. Ning lõpus ma näitan teile natuke ka, kuidas Costpocketis seadeid muuta. Ja alustangi sellega, et minul on siin ettevõte juba registreeritud, aga tegelikult teil ei pea isegi enne liidestuse tegemist olema ettevõtet Costpocketis olemas. Et võite täiesti rahulikult mitte seda ettevõtet meile kohe registreerida, sest see juba tehakse siis, kui te Joosepis liidestus aktiveerite. Aga ma näitan kohe ära, kuidas seda liidestust teha saab. Et Joosepis tuleb valida finants, siis e-dokumendid ja e-arvete import. Siit tuleb alguses vaadata seda, et kust importida väli oleks valitud operaatori juurest. Ning siis saab valida opseaded. Opseadete alt ongi võimalik liidestust teha. Siit tuleb valida Costpocket ja siis lihtsalt vajutada, et liitu Costpocketiga. Ja ta küsib seejärel, et mis e-mailile me tahame selle ettevõtte registreerida või siis millele me tahame juhendeid saata. Et see e-mail, mille te siia panete, läheb Costpocketis ettevõttesse administraatoriks. Ja siis korras. Ja siis ta meil ütleb, et liidestumine on õnnestus. Ja kui te olete näiteks raamatupidamisbüroo, siis kõige lihtsam viis kliente registreerida ongi siit Joosepist. Ehk siis võtate lihtsalt iga kliendi lahti ja aktiveerite selle Costpocketi liidestuse. Et ei ole vaja enne Costpocketis ettevõtteid registreerida. Et miks Joosepis enne lihtsam ongi see, et kui te lihtsalt Joosepis registreerite kõik kliendid ära, aktiveerite liidestuse, ma mõtlen, siis Costpocketis registreeritakse kõik need ettevõtted automaatselt ja pannakse kõik registrikoodid ja muu info kohe peale. Et see on palju kiirem ja saate palju hõlpsamalt hakata kasutama. Nii, ja nüüd, kuna mul on siin tunnused olemas, siis see tähendab, et liidestus on tehtud. Ja peale seda tuleb meil e-mailile liidestuse kinnitus. Peaks ta siin olema, jah, täitsa ilusti on olemas. Mul on see meil küll inglisekeelne, aga siin tuleb lihtsalt ühele lingile vajutada ja siis ongi liidestuse kinnitamine tehtud. Ja kinnita. Nii, ja nüüd see tähendabki, et liidestus on tehtud. Seadete alt ma näen ka, et liidestus on Joosep. Nii, ja nüüd ma näitan, et kuidas siin Costpocketis saab dokumente digiteerida. Arvutis on siin samamoodi nagu äpis kaks valikut, et lisa galeriist ja tee pilt. Aga arvutiliselt see tee pilt läheb samasse kohta, kus galerii. Et ma alustangi, võtan galeriist endal esimese dokumendi. Ja nüüd äpp küsib mult mõned täpsutavad küsimused, et ta küsib hüvitamist, kululiiki ja ka kommentaarile saab panna. Aga need sammud on võimalik seadete alt ka välja lülitada ja seda ma näitangi pärastpoole. Ma valin siin hüvitamise, kululiigi valida ja kommentaari. Ja kõik need väljad lähevad ka Joosepisse ilusti kaasa. Ja lõpuks ma saan näha siin kõike infot, mida robot leidis selle tšeki pealt üles. Aga mul tundub, et kõik info on siin olemas ja õige, et ma saan lihtsalt vajutada salvesta. Ja nüüd, mis juhtus, ongi see, et see dokument läks staatusesse töötluses. Ja see tähendab seda, et see tšekk nüüd ootabki seda, et ma Joosepist ta impordiksin. Ehk siis Joosepis ma pean täpselt samasse kohta minema, e-arvete import, ja siin ma saangi need dokumendid Costpocketist importida. Ehk siis kui ma panen siit impordi, siis siin on ilusti näha, et imporditud arveid 1. Ehk siis see sama arve või dokument tõmmati mul sisse. Ja Nestle Eesti peaks olema.
Ja siin mul on näha kõik need väljad, mis Cosmocketis kaasa tulid. Ja failide all ma saan ka näha seda sama pilti, mis mul Cosmocketis oli. Ehk siis, kui ma tegin checkist pildi, siis ma näen ka seda Joosepis. Ja arvenumbri all ma saan luua uue arve. Ma näitan siin, kuidas see arve tuleb. Nii, siin on kõik väljad ka samuti ilusti näha, summa, käibemaks ja kõik muu. Ja siit on võimalik teha sellest kas siis uus kuludokument või tavaliselt tehakse, kui on tegu hüvitamisele mineva dokumendiga, siis tehakse uus deebitoride kulutus. Siis ta tulebki niisuguse välja all. Nii, ma saadan ühe arve sisse ka saadan meili teel. Siin on mul see olemas. Ja arvetega meilil tuleb teha seda, et mul on siin ilusti olemas emaili aadress, täpselt mulle mõeldud. Siin on minu eesnimi ja ka ettevõtte nimi olemas. Ja sellele emaili aadressile tulebki saata kõik arved. Kui ma siia peale vajutan, siis see kopeeritakse ja sama aadress on leitav ka seadete all. Ja nüüd, kui ma võtan siit ühe arve, siis kõik, mis teha tuleb, ongi valida, et edasta, siis kopeerin selle emaili aadressi ja kui ma tahan sellele kommentaari kaasa panna, siis kommentaari ma saan panna päiselahtrisse, ehk siis sinna pealkirja juurde. Ehk siis praegu mul läheks see kommentaariks, aga ma saan siia panna ka mingi teise kommentaari. Ja siis lihtsalt edastangi selle. Ja nüüd ta peaks mul Cosmocketis jõudma ja ta jõuab tavaliselt alla minuti. Ehk siis minut aega võib aega minna. Vale. Nii. Hetkel ma vist teda ootama ei jää. Aga näitan ära ka Joosepis selle osa, et võib-olla nägite siin, et klient, kes Joosepis läks, on mul hetkel mingi suvaline. Ja sellega on niimoodi, et kui te esimest korda impordite Cosmocketis arve, siis tehakse uus klient selle nimele, et kes Cosmocketis kasutaja oli. Aga kui teil oli juba see kasutaja kliendina olemas Joosepis, siis saate need kliendid ühendada, finants, muud tegevused ja siis siin on klientide ühendamine. Siis saate siit valida 2 klienti ja siis need ühendada üheks. Nii siis. Vaatame, kas mul see dokument oli olemas. Tuli kohale. Nii, ilusti olemas. Siin on ka märge, et saadetud emailiga ja läks kohe töötlusesse, et ootab importimist. Ja ma impordin kohe ära. Panen uuesti impordi ja tegelikult ei pea isegi ükshaaval neid arveid importima, ehk siis võite kas või kuu lõpus kõik dokumendid panna ja siis ühe korraga nad kõik importida, et siis on palju lihtsam. Nii, Bolti arve on mul siin hästi olemas ja nüüd, mis ma teha saan, et Joosepis ma saan teha neist dokumentidest ka kuluaruande, ehk siis panna nad kokku ja seda ma saan teha niimoodi, et valin siit, praegu saan valida 2 dokumenti, saab ka rohkem valida ja tuleb nad märkida ja siis valida lihtsalt ühenda. Ja siis nad tehakse mul üheks dokumendiks, üks dokument läksin vähemaks ja saan teha uue arve ja näen ka ilusti, et nad on siin kahekesi olemas. Ehk siis 2 dokumenti olemas ja summa alla läks nende dokumentide summa. Nii et on võimalik Joosepis ka Cosmocketi dokumentides teha kuluaruandeid. Niisiis. Ja ma usun, et sellega oleks Joosepi poolt kõik. Ma näitan Cosmocketis siin ära, kuidas protsess toimub ka inimdigiteerimisega. Eks inimdigiteerimisega pakett on selline, et selle arve või tšeki kontrollib üle meiepoolne inimene. Ehk siis seda kasutatakse siis, kui lihtsalt töötaja ei viitsi ise neid
andmeväljasid üle kontrollida. Näitan ka selle ära, võtan siit ühe tšeki. Ja praegu ma ei hakka küsimustele vastama, võtan siit lihtsalt salvestaja lahku. Ja nüüd, mis juhtus, on, et dokument jääb staatusesse, kuludokument on digiteerimisel. See tähendab seda, et ta ei läinud kohe sinna ootejärjekorda, et Joosepisse importimiseks, vaid nüüd ongi siuke aeg, et meiepoolne inimene kontrollib selle dokumendi üle, kui vaja, siis muudab mingeid andmeid seal ja alles siis, kui inimene on üle vaadanud, siis ta läheb sellesse järjekorda, et on valmis importimiseks. Ehk siis, kui ta jääb siuksesse staatusesse, siis ei pea absoluutselt millegi pärast muretsema. Aga on võimalik ka, kui on väga kiire, siis selle dokumendi peale vajutades saab siit valida ka digiteeri manuaalselt. Ehk siis, kui kuu lõpp on, tahate dokumendid kiiresti ära saata, siis saab ka siin selle manuaalselt edasi saata. Nii, ma usun, et dokumentide poolt sai ka kõik. Nüüd ma näitan natuke seadeid. Et suuremaid osi seadeid saab muuta ainult ettevõtte administraator, ehk siis tavakasutaja neid muuta ei saa. Näiteks ettevõtte andmed, siit saab lisada näiteks koondarvet ühele ettevõttele, kui näiteks büroo tahab koondarvet oma klientidest saada. Siis liidestus, kasutajaid saab siit lisada. Ja mida ma tahan vaadata, on täpsemad seaded. Et nagu ma enne ütlesin, saab muuta dokumendi esitamise sätteid. Et see ongi see koht, kus saab neid küsimusi, mis tulevad peale dokumendi pildistamist, maha võtta või juurde panna. Et kui ma tahan need täiesti maha võtta, siis Express režiim on kõige parem, võtab kõik küsimused maha. Ja seda kasutavad ka kliendid näiteks, et kes lihtsalt ei viitsi endale küsimustele vastata, vaid tahavad lihtsalt dokumente järjest saata. Ja samamoodi saab hallata kululiike, ehk siis muuta neid kululiike, mis on juba olemas, või siis lisada juurde. Et see sõltub ka, et mida ettevõte ise kasutab. Ja siin on ka olemas teised seaded, näiteks luba kasutajate liituda ettevõttega. See on, et kui mõni töötaja tahab ise minu ettevõttega liituda, siis ma saan kas selle kinni keerata või peale panna. Siis dokumentide automaatne edastamine. See tähendab seda, et kui ma e-maililt mõne dokumendi või arve siis sisse saadan, siis kui see on välja lülitatud, siis ta ei saada seda otse sinna ootejärjekorda Joosepisse importimiseks, vaid ma saan selle rahulikult üle vaadata, kui vaja, siis lisada sinna juurde kululiigi või mida muud. Ja paar seadet veel, et kasutaja nime ei edastata programmi ja siis eemalda välismaa dokumentide käibemaks. Ja arveridade digiteerimine on siuke teenus, mida me pakume lisana, 2 senti arverida ja seda saab ka kasutada tükipõhise hinnastamisega. Nii, ja ma usun, et peakski olema kõik. Et kui te soovite saada täpsemat infot protsessist raamatupidamisbüroodele või siis tavakasutajatele, et ma panen siia video alla paar linki, et neile just mõeldud videod on meil ka täiesti olemas, et raamatupidamisbüroodele ja tavakasutajatele. Et neid võite vabalt jagada ja ka ise vaadata. Aga ei midagi, kui aitäh vaatamast!